mõis on Jõelähtme vallale üks väga oluline objekt. Kui me selle tööga selle aasta alguses alustasime, siis meil polnud õrna etteaimu, mis see kõik endaga kaasa toob ja kui pikaks see töö tegelikult osutub. Kas me näiteks see projekt siin ei ole veel päris lõpuni saanud, aga me oleme hetkes, kus me saame selle foajee pidulikult avada ja saab ka Postiväe kultuurimõis oma tööga täie hungiga käima lükata. Et mina ei ole tegelikult see kõige õigem inimene rääkima, et mis siit siis kõik välja tuli, aga ma tean, et see, mis siit välja tuli, läks meile väga kalliks maksma. Seina osa originaal, see puudus. Teisel korrusel on kõige uhkemad moolingud, mis siin on trafaretiga tehtud läbi šablooni. Ja teisel korrusel on roosimanikud ja roosipärjad, mis on käsitsi maailma. Mina julgen nüüd seekord sellele lindile kirjutada mõisa köis ei lohise. Esimesel aastal, kui me avasime mõisa, ma panin selle täitsa julgelt kohe. Aga ma arvan, see ei lohise nii ehk naa. Ja ongi avatud. Jaa, siin saab kohe ülesid joosta. Maakirja on siin veel. Jaa. Nii, hakkab ütlema. No kuule. Esimesena siia ette Aulihitus OÜ täname Postiväe mõisa lepingvälli renoveerimiseks. Täname mõisa projekt OÜ. Akende ja uste renoveerija oli Vendnur osaühing. Kunstnikud ehk Viiseland OÜ. Turvasüsteemidega tegeles Ulmutex Systems OÜ. Küttesüsteemidega tegeles meil Loovesi osaühing. Elektrisüsteemiga tegeles meil Viie Sergei Salu. Muinsuskaitseamet oli siin objektil üks oluline tegija. Peatöövõtjaks oli meil siin Marko Raudland. Me täname teda ka selle tehtud töö eest, et siin vaeval on tublisti nähtud. Üks inimene nägi siin majas tohutut vaeva ja tundis südame palub, et see kõik saaks tehtud. Irina, aitäh sulle vallavalitsuse poolt. Aga ma olen täiesti kindel, et see, et siia on palju tulnud ja see, et see huvi äratas ja teie info jõudis, ma ei saa nimetamata jätta ühte inimest ja need raamatud, mida me vallavanemaga siin töötegijatele jagasime, on tegelikult käsitöö ja siin vahel on ka käsitöö meie oma tüdruku meelilõigu tehtud järjehoidjad Jõelähtme mustrites. Aga mul on see raamat ja ma tahan tänada Kadit. Kadi, aitäh sulle, et sa hoolid ja aitad see tohutu teavitustöö igal pool ja see minu tagant sorgi, mina tegelesin ehitajatega, sina tegelesid minuga ja nii need asjad kõik
õigeks ajaks valmis said. Aitäh sulle, et sa olemas oled. Postile meil on põhjus selle tüdrukule uhke olla. Kadi, tule siia. Koos meiega ja sellepärast kannatama rohkem, et nendel oli kellaline istumine, eriti Ene, Eesti poolne Enele ikkagi aplausi ja ta on usk ka Vaene Tiina, et ta on ka pidanud seda aega päris korralikult paluma, kõik, kes te siin olete oodatud meie sündmustele. Me oleme nüüd jälle avatud teie kõigi jaoks ja teie sõprade jaoks.